armas kogudus. Ma ei tea, kas ma tohin niimoodi öelda. Ma ütlen tere, head raamatusõbrad. Me oleme siia kogunenud 500-aastase Eesti Raamatu juubeli tähistamise lõpul. Me oleme õiges kohas. Need inimesed, kes on meie tänase koosviibimise peasüüdlased, on meie seast ammu lahkunud, aga meil on võimalus teha väike ajarännak ja võib-olla ka oma silmaga näha, oma kõrvaga kuulda nende aegade puudutust. Ma kõigepealt tänan Jaani kirikut, et ta on meile täna õhtuks uksed avanud. Ma tänan Rahvusarhiivi ja Kirjandusmuuseumit ja Eesti Kirjanduse Seltsi, kes aitasid seda ettevõtmist korda saata. Ja eriti suur tänu siis meie pärandihoidjatele Kirjandusmuuseumis ja Rahvusarhiivis, sest meil täna õhtul on siin võimalik näha erakorraliselt seal kahe piilari vahel reliikviaid rohkem kui 300 aasta tagusest ajast. Seal on Käsu Hansu nutulaul, mille pani kirja sellesama kirikuõpetaja Johann Heinrich Grotian, kui ta saabus 1714. aastal Poloktast tagasi. Ta oli sinna küsitletud koos Tartu elanikega, kodanikega. Ja seal kõrval on Käsu Hansu omakäeline kiri aastast 1706 ja nende vahel Karl 11. matuselaulude ärakiri, mille originaal on kadunud, see oli trükitud. Selle saatis Pärnusse Rosenplenterile tollane Liivimaa ülemsuperintendent Sontag. Rosenplenter tegi sellest koopia ja see on tänaseni Kirjandusmuuseumis alles. Aga sellest kõigest ma lähemalt räägin. Mina olen Aivar Põldvee, õppinud Tartu Ülikoolis, õpetan Tallinna Ülikoolis. See aeg, kui Käsu Hans elas, ei olnud väga pikk, aga see oli väga muutusterohke ja märgiline. Võtame mõned näited. 1676. aasta paiku kirjutas Toomas Jäärne oma Liivimaa ajaloose eestlaste kohta, et lugemisest ja kirjutamisest pole neil aimugi. Ometi rehkendavad nad odrateradega iseäralikul moel üsna küllalt kiiresti. Ja siis läheb mööda 20 aastat ja teine kroonikakirjutaja Christian Kelch kirjutab oma kroonikasse, et veel mitte eriti palju aastaid tagasi leidus nende hulgas väga vähe neid, kes võisid Luteri katekismuse ilma seletamata üles ütelda, küll aga palju neid, kes ei osanud meie isa palvetki. Seejärel aga, kui need puudused mõne aja eest suuresti kõrvaldatud said, on ka nende usuasjad võtnud mõneti teise pöörde. See on pöördeline aeg. Ja Kelch oma kroonikas jätkab, et kanti hoolt ka selle eest, kuidas selle maa tähendatud talurahvast tasapisi harida, mis vajalikud hingeõnnistuseks, ja selle tarbeks andis kuningas kõrge korralduse mitte-saksa koolide asutamise kohta, mida poliitilistel põhjustel siin varemalt ei tahetud sallida ja millega natukese aja eest oli mitmes paigas Eestimaal teinud algust üks studiosus juuris, siis õigusteaduse üliõpilane Bengt Gottfried Forselius, ja andnud ühe üpris labusa meetodi abil lühikese ajaga hädavajaliku lugemisoskuse mitmesajale noorele ja tavalisele inimesele. Nende hulgas oli ilmselt ka Käsu Hans. See oli
Rootsi ajaloos kuningas Karl 11. aeg, mille üks suuremaid sotsiaalseid ja majanduslikke vabustusi oli mõisate taasriigistamine ehk suur reduktsioon, mis puudutas peaaegu kõiki eluvaldkondi. Ja 1686. aastal võeti vastu ka uus Rootsi kirikuseadus, mis mõni aeg hiljem hakkas kehtima ka Eestimaal ja Liivimaal. Ja siis tulid kurjad ajad, Põhjasõda 1700. Käsu Ants elas need ajad kaasa. Ta sündis arvatavasti umbes 1670. aastal. See on lihtsalt arvutatud selle järgi, et umbes sama vanad olid need poisid, kes õppisid Forseliuse koolis ja kellest said koolmeistrid ja köstrid. Ja nende hulgas oli terve hulk meile tuttavaid nimesid nagu Ignats Jaak, Pakri Hansu Jüri, Bengt Adamson ehk Uustalu Bengt, Nõo Köster Mihkel Kilk ja mitmed teised, keda võiks nimetada meie esimese põlvkonna haritlasteks. Nende suurte muutuste üks käimalükkaja, eestvedaja oli Liivimaa kirikujuht, ülem superintendent Johan Fischer, kes oli ka oma ametikoha tõttu taas avatud Tartu Ülikooli prokantsler. Tema algatusel asutati Riias 1675. aastal trükikoda, kus hakati välja andma ka läti ja eestikeelset kirjandust, trükiti Läti piibel ja siis vastne testament ja tema korraldas ka hariduse rahastamise. Teda on nimetatud hiljem ka Liivimaa uueks apostliks. See eelmine, see vana apostel, see oli piiskop Albert. Ja Fischer oli paljude noorte haritlaste toetajaks ja mentoriks. Nii et tema innustusel tegutsesid Läti alal Johannes Glück, Läti koolide asutaja ja piiblitõlkija Adrian Virginius, sama Forselius, Johann Hornung ja mitmed teised. Siin on nüüd üks nimekiri neist noortest meestest, kes lõid kaasa ka koolide asutamisel ja Eesti kirjasõna edendamisel. Adrian Virginius nimetab neid oma mälestustes, oma eluloos, mida ta pani kirja vangipõlves Tartus, noorteks eestlasteks. Muidugi nad ei olnud eestlased, aga nad oskasid hästi eesti keelt paremini kui need vanad kirikuõpetajad, välja arvatud Virginiuse isa muidugi, eks, ja kes ajasid tegelikult Eesti asja. Ja siin on üks arvatavasti Johann Hornungi kirjutatud luuletus aastast 1682, kui selle seltskonna tuumik õppis Kiili ülikoolis ja selle on ta alla kirjutanud siis kõige maameeste nimes. Et ka Hornung oli maamees ja virulane. See siin on aastast 1686, võib-olla ka aasta varem trükitud Forseliuse aabits, aga see aasta ise on märgiline, sest sel aastal valmis ja tuli trükist vastne testament, mille peamised tõlkijad olid siis isa ja poeg Virginiused, Andreas ja Adrian, ja hakati ette valmistama ka siis tallinnakeelset Uue Testamendi väljaannet. Selleks kutsuti kokku piiblikonverents Liepas, millest tegelikult kujunes ka meie esimene eesti keele konverents. Ja sel samal tähelepanuväärsel aastal külastas Forselius koos oma kahe tublima õpilasega, siis Ignatsi Jaagu ja Pakri Hansu Jüriga, Stockholmi. See on ju tuntud lugu kooliõpikust. Nad ju pääsesid lausa Rootsi kuninga ette. Aga Forselius õpetas Tartus. Ta alustas oma kodukandis Ristil
ja järgmisel talvel oli ta juba siin Tartus. See ettevõtmine kestis siin 2 talve. Teda aitasid õpetamise juures 2 kodukandi poissi, Uustalu Bengt ehk Bengt Adamson Ristilt, Köstri poeg, ja Jõesuu Toomas Harju Madiselt. Ja selles seminaris õppis siis võib-olla isegi kuni 200 poissi. Tublimad neist jäid teiseks talveks ja nemad valmistati ette siis koolmeistriteks ja köstriteks. Neid võis olla paarikümne ringis. Ja Forselius ise külastas veel Stockholmi ka teist korda 1688. aastal, kui kuningas nimetas ta Eesti ja Liivimaa maakoolide inspektoriks. Peaaegu et nagu haridusministriks võiks öelda, kes pidi nende koolide üle järelevalvet tegema. Aga paraku me teame, Forselius koju ei jõudnud, ta uppus koos selle laevaga. Aga tema tööd jätkas samal ametil Johan Ornung. Tal oli palka 3 aastaks ja tema ametiaega pikendati veel 8 aastaks, nii et sellega oli asi korras. Siin vasakul me näeme ühte koopiat, mille on allkirjastanud Forselius. See ei ole küll nüüd päris Forseliuse käekiri, aga see on kviitung, mis siis esitab selle Tartu kooli kulusid. Et siit tuleb välja selle kooli argipäev, mille kohta siis kinnitusi võib jagada Maarja kiriku õpetaja Markus Schütz, sest see kool asus ju Maarja kihelkonnas. Ja siin on kirjas selle kooli kulud kuni sinnamaani välja, et need pingid, mis olid koolis kasutusel koolipinkidena, need müüdi maha, aga nende eest ei saadud sama palju raha kui nende plankude eest, mis osteti pinkide tegemiseks, sest need olid lühemaks saetud. Vana hea Rootsi raamatupidamine. Ja me peame rääkima nüüd ka Adrian Virginiusest, kes oli Käsu Hansu mentor. Tema sündis Kambias, õppis Riias ja Tallinnas ja seejärel Kiili ülikoolis. Temaga koos sama professori käe all õppis August Hermann Franke, sama vana mees kui Adrian Virginius. Ja see August Hermann Franke ju teatavasti pani aluse Halle pietismile. Adrian Virginiuse pea löödi Tartu linna värava ees maha aastal 1706. Tema töö jäi pooleli. Aga ta jõudis Riias trükki toimetada Vastse testamendi, osales piiblikonverentsidel ja sai Puhja pastoriks. Ja seal oli tema koolmeistriks Käsu Hans. Üks esimesi asju, mida Virginius Puhjas käima lükkas, oli just nimelt üks hea kool. Ja on põhjust arvata, et see oli just nimelt seesama Käsu Hans, sest hiljem ta tegutseb köstrina ja on teada, et köster on olnud ka koolmeistriks. Virginius oli mentoriks ka veel Ignatsi Jaagule, kes oli köster Otepääl, kus Virginius sai hiljem kirikuõpetajaks. Aga Puhjas teenisid pastoritena sellised tegelased, nagu siin näha on, Tartu Ülikooli professor Gabriel Skrage, sest Puhja kirikust sai professor lisasissetulekut, siis Köönigson, rootslane Laurentius Lekander, kes viidi 1708. aastal Venemaale. Ja Käsu Hans pidi nägema ja kogema seda, kuidas venelased vangistavad tema kunagise õpetaja 1704. aastal ja Virginiusel löödi siis pea maha, teda süüdistati spionaažis, keelatud kirjavahetuses, siinsamas Tartu Saksa värava ees, umbes kus praegu on Kaarsild,
ja temaga koos hukati ka köster Jakob Erdmann. Nii et köstri amet oli muutunud ohtlikuks. Ja me meenutame ka Johann Heinrich Grotiani, kes oli siinse koguduse õpetaja, viidi 1708. aasta talvel koos Tartu kodanikega Venemaale, Vologda kanti ja osa ka mujale. Ja kui ta tagasi tuli, siis ta kirjutas üles sellesama Käsu-Hansu nutulaulu. Grotian sai tagasi pöördudes Otepää pastoriks, nii nagu oli olnud Virginius, sest Tartus tema kirikut enam ei olnud, Tartu linnagi ei olnud, see oli kivihunnik, nii kirjutab ka seesama Grotian siis kirikuraamatusse. Ja samamoodi nimetab Tartut Käsu-Hans kivihunnik olema. Siin on siis see tekst, mille Grotian kirjutas siis Jaani koguduse meetrika raamatusse. Need eelnevad leheküljed seal on täis kirjutatud sõjasündmuste kirjeldusi ja Grotian on dokumenteerinud ja kirja pannud sinna ka kõik Tartu kodanikud, kes olid küüditatud Venemaale. Nii et kõik need nimed on seal kirjas üle 800. Ja niisiis seesama Käsu-Hans Kavelehte ehk Kavilda, Puhja kiriku köster, on teinud järgmise kaebelaulu Tartu linna hävitamisest. Võib vist öelda, et Käsu-Hans on üks esimesi elulooga eestlasi, kellest me saame jutustada natuke pikemalt ja põhjalikumalt. Tema uurimisega tehti algust juba 18. sajandil. Seejärel siis Villem Reimann, kes leidis Riiast Käsu-Hansu omakäelise kirja ja nimetas seda kõige vanemaks Eesti mehe kirjaks ja publitseeris selle ajalehes Postimees. Ja siis juba Piinemann oma Põhjasõja monograafias, August Annist, kirjandusteadlane, Douglas, Herbert Salu, Mart Kivastik on Käsu-Hansus kirjutanud ilukirjanduse võtmes ja Margus Laidre ka siis oma Torpati raamatus, mida ma soovitan väga lugeda. Käsu-Hansu eluloost võiks võib-olla mõned seigad ette tuua. Tema isa oli Kubjas Käsu-Peets Ulina mõisa all Teilmaa külas. Neil oli veerand adramaad, see oli normaalne talu. Arvatavasti Hans õppis Forseelise juures Tartus. Seejärel sai Puhjas koolmeistriks ja tolleaegne Liivimaa kord nägi ette, et koolmeister saab palgaks veerand adramaad, põhimõtteliselt sissetulekuks talu peale oma väikeste koolmeistri ja köstri sissetulekute. 1702. aastal on tal olnud mure oma saatuse pärast ja ta on kirjutanud siis 2 kirja sellele Gabriel Skragele, et kui ta peaks ametist lahti tehtama, kuidas ta saaks tagasi selle vilja, mille ta külvas oma kuluga oma koolimaale. Investeeringud vajavad kaitsmist. Ja siis on üks huvitav seik aastast 1703 sõjaaeg, kui Rootsi üksus Tartust tuleb rekvireerima heinu ja muud provianti, mida on vaja Tartu garnisonile. Ja seesama rootslasest pastor Köster Königsson koos oma köstri Käsu-Hansuga astuvad neile vastu. Teil ei ole dokumenti, mille alusel te rekvireerite. Ja seal läks ikka päris väike mäss lahti ja selle kohta on kohtuasja dokumendid säilinud. Aga Käsu-Hans jäi ametisse, ta jäi karistamata. See oli Rootsi õigus. Ja tema elust siis me saame ka aimu nendest kirjadest, mida on siis säilinud 3. Ma olen täiesti kindel, et ta kirjutas neid palju rohkem. Võib-olla ta kirjutas ka Ignatsi Jaagule. Ja Käsu-Hansu eluloost on kirjutatud ka
igasuguseid muid veidraid asju, mis ei vasta päris tõele. Ja selle jälile aitab meid siis kiriku visitatsioon aastast 1717. Et seal visitatsioonil osales ka siis Otepää pastor Grootjan, kes Käsu-Hansu väga hästi teadis, ja visitatsiooni juures viibis ka vana köstriproua. Ja mainitakse, et praegune köster on ametis olnud 7 aastat. See ei olnud Käsu-Hans, see oli Märdi Hans, keda on hiljem Käsu-Hansuga segamini aetud. Nii et see on tehtud 2 mehest 1 isik. See ei pea paika. Nii et Käsu-Hans ei olnud enam köster 1710. aastal. Me ei tea, mis temast sai, kas ta oli surnud, kas ta oli Venemaale viidud ja ei olnud tagasi tulnud. See kõik on teadmata. Aga kiri, mis on säilinud siis aastast 1706, sellele alla kirjutatud, vaadake, seal on autograaf H. Kes. Hans Kes. See on juba vaba mehe nimi. Ta ei ole enam pärisori ja talupoeg, kes nimetab ennast talu järgi. Talu nimest on saanud perekonnanimi. Ja ta oskas kirjutada saksakeelseid aadresse ja kuupäevi ja teadis ka, mida tähendab siis postscriptum, kuigi ta kirjutas selle kogemata valesti SP. Kas Käsu-Hans oli kirjamees? No, võib-olla natuke palju öeldud, aga tal oli ju tegelikult haritlase amet. Ta oli õpetaja, ta oli köster, ta oli vaba mees. Tal olid oma aja parimad mentorid, Forselius, Virginius, Hornung. Hornung viibis Puhjas ja tõlkis seal Uut Testamenti, professor Skrage ja veel nii mõni teinegi. Ta oli palju lugenud, kõik, mis eesti keeles tollale trükitud, oli tal enamasti loetud. Ja tema lugemismaterjal oli ka Tartu maakeele käsiraamat, 8 osa, kus oli kirjas ka Jeruusalemma linna ärahävitamise lugu, millest me kohe ka natuke räägime. Tema ümber oli terve võrgustik samasuguseid tublisid noori mehi, kes olid koolmeistrid ja köstrid. Ta pidas kirjavahetust. Ja temast on jäänud järele looming, kirjalik looming, mille ta kirjutas, see ei ole rahvaluule. Ja siin on Forseliuse aabits, mille ilmselt siis tartu keelde pani ümber Adrian Virginius, mille järgi siis ka Käsu-Hans õpetas lapsi lugema. Ja see on siis siin nüüd Käsu-Hansu kiri professor Skragele, mis algab siis pöördumisega kõrgest opnu aulik herr professor salutem. Ja lõpetab selle siis Käsu-Hans Kavelehte köster. Ja kõige lõppu paneb nüüd postscriptum, see on õigesti kirjutatud PS. Mina läheti ka 1 paar kannu selle aulikule herr professorile, seesama mehega palu seda aulikul herr professoril hääst võtta. Arvatavasti olid need õllekannud ja Hansul oli tarvis kinnitust, et tema oli ikkagi see mees, kes külvas selle vilja sellele koolimaale. Et Skrage teadis neid asju. Ja siin me näeme Hansu töövahendeid, sulg, millega ta on kirjutanud selle saksakeelse aadressi saatmiseks Tartusse ja tema pitser, nii et tal oli siis kirjavaha pulk oli, laki kuumutas üles ja sinna vajutas oma sõrmusega oma põhimõtteliselt oma identiteedi. Aga ta ei olnud ainukene. See siin on Rõuge köstri Jüri kiri, mis on natuke varasemast ajast veel. Ja kui te vaatate seda käekirja ja võrdlete seda iseenda käekirjaga, siis tuleb järeldada, et Jüri ei kirjutanud esimest korda. Ja see, et ta pöördub otse kõige kõrgema kirikujuhi poole, lubab eeldada, et tegemist ei olnud ka päris tundmatu mehega. Võib-olla oli see sama Pakri Hansu Jüri, kes oli käinud Stockholmis kuninga juures. Seda võib ainult oletada.
Ja nüüd jõuab kätte siis Põhjasõda. Kristjan Kelch oma kroonika jätkus kirjutab sündmustest 1700. aasta oktoobris, kui siis venelased rüüstavad Viru-Nigulas. Viru-Nigula kiriku pastor pääses vaevalt tund aega enne vaenlase saabumist põgenema. Selle Sinatse kiriku köstri said nad aga enda võimusesse. Me selle köstri nime ei tea, aga temal raiusid nad sõrmed otsast, lõikasid kõri lõhki ja piinasid teda senikaua, kui ta nende käes suri. Kuid ei suutnud temalt ikkagi välja pigistada, kuhu kirikukellad olid maetud. Ja nende ametivend nõuköster Mihkel Kilke, kelle kohta on säilinud aastast 1701 pass, mille on allkirjastanud oberstleitnant Meierkrantz. Ja see pass ütleb, et vabalt ja takistamatult tuleb läbi lasta ja nendele heasoovlikkust osutada siis 14 talupoega nõuköstri juhtimisel. Et nad on aidanud siis võidelda venelaste vastu salgana ja nendega on kaasas 2 vangistuse venelast, keda nad viivad Tartusse kindlusesse, kui siis tähtsad informandid ja keeled, ütleme nii. Et ka see oli üks köstri kohus, kaitsta oma kodukanti vaenlase eest. Adrian Virginius juhtis tervet talupoegade salka, me teame, eks. Ja tõenäoliselt tegi seda ka tema kunagine köster ja kolmeister Käsu Ants. See pilt näitab siin Tartu pommitamist 1704. Pildi keskel on Jaani kirik, mis sai 37 tabamust. Nii et siin võlvid kukkusid kokku. Need koristati küll ära, nii et tsaar Peeter võttis siin samas vastu Tartu ametnikelt, kodanikelt truudusvande. See oli nõutav, et jätkata oma tegevusi. Ka vaimulikud andsid kirikuvande, et jätkata oma pastori ametit. Ja venelased olid väga umbusklikud. Kõike kontrolliti, kirjavahetus oli keelatud ja need olid hirmsad päevad Tartus. See sõda algas, jah, me teame, Riia all, siis toimus Narva lahing, kus venelased lüüa said, aga sõjaõnn hakkas pöörduma ja 1704. aastal langesid siis Narva ja Tartu. 2 aastat hiljem on Käsu Ants ometigi juba väga optimistlik. Tema kirikuõpetaja Köönik Köönikson on põgenenud Pärnusse sõjahirmus. Ants ajab Puhjas tegelikult kõiki asju, mida muidu tegi köster. Ja ta kirjutab Pärnusse Kööniksonile, et meil on siin juba üsna julge olla. Venelased kardavad, et rootslased tulevad tagasi. Ja teie, härra pastor, võiksite ka nüüd Pärnust tulla Puhja. Aga et ma ei saa Tartust tuua kiriku veini ja oblaate, et ma pean tulema Pärnusse seda soetama. Sellised jutud. Ja muidugi ta kurdab, et koha peal on ka igasugused hullud asjad juhtunud, et pastoraadi aiad ja õunapuud on ära köetud ja õunapuu on siin õige nimi nimetada, jah. Ja Virginius siis 2 aastat vangis ja tema pea raiutakse maha siis juunist 1706. Ja järgmistel aastatel siis küüditatakse Narva ja Tartu saksa kodanikud. Ja kui venelased kartsid tõesti, et Rootsi väed pöörduvad Liivimaale tagasi, siis algas Tartu linna süstemaatiline hävitamine. Et ega moskoviidi sõja pidamise põhimõtted ei ole tänase päevani palju muutunud. Kes jälgib igapäevaseid uudiseid, see võib ette kujutada, et tol ajal oli asi umbes sama jõhker. Ja kui juba varem oli Tartu majadest umbes veerand hävinud, siis nüüd lammutati süstemaatiliselt kõik sillad, majad, kirikud, kindlused. Alles olla jäänud ainult üks saun, kus siis selle raske töö tegijad ennast pärast puhtaks pesid ja mõnulesid. Hans nimetab seda oma luuletuses Vene vihaks.
Samasugust terminit on kasutanud soomlased ja kasutavad tänase päevani Vene okupatsiooni kohta põhjasõja ajal pikku viha ja isoviha, eks ihoviha oli see põhjasõja aegne. Ja kuidas Hansu on hinnatud? August Annist ütleb tema kohta, et Käsu Hansu väljendus ja kirjutamisoskus ületab nüüdisaegsegi vanema külaelaniku haridustaseme. Minu meelest August Annist on olnud ülekohtuselt tagasihoidlik. Püüdke teie kirjutada 32-salmiline luuletus ilma tehisaru abita Tartu linna rasketest aegadest tänapäevale. Aga ta mainib ka, et see Käsu Hans on justkui kroonikakirjutaja. Ta võrdleb teda Nestoriga, ta ütlebki, et Puhja Nestor. Ja Käsu Hans ju ka dateerib oma luuletuse. Kirjutage ajakuud, kun mul ots on tulnud ääl, et see perand olev sugu võis sest lugeda kirja pääl. Anno 1700 pääle katessa sündi seda otse Margret päeval siin, saima hukka Tartu liin. Oh ma vaene Tartu liin, Käsu Hans räägib nagu see linn ise. Kõik, kes seda lugesid või kuulsid, olid osa sellest samast. See pikk luuletus on tõesti nagu üks ajalaul, mis algab sellega, kus see vaene Tartu linn tunnistab, et ta on teinud pattu, et ta on olnud liiga uhke ja et ta on tõmmanud sellega omale häda kaela. Aga mis mul oli enne vaja, kui mul käsi hästi käus? Tore koa, tore maja, suure aida, vilja täus, kalli kooli keriku, ilustast kõik ehitu. Oli minu sisen siin, ma vaene Tartu liin. Ma olin väga kuulus linn üle kõige Liivimaa. Ta siin räägib, et kuidas siin akadeemi sääti, ülikooli peeti, eks, kuidas suure kohtu mõisteti. See on see Liivimaa õuekohus, Tartu õuekohus. Ja kuidas siin oli professorid ja tudengid, assessorid ehk kohtu kaasistujad, kohtuskäijad, kes käisid siin Tartus õigust nõudmast, et kõik see elu kihas siin, aga neilt inimestelt nõuti liiga palju maksu ja hinnad aeti kalliks ja selle peale Jumal pahandab. Ja kui nüüd siis venelased tulid, siis linnarahvas jäi ju siia esialgu. Ja siin on nüüd siis Hansul niisugune eliidivastane sentiment, et ta kurdab, et kodanikud ja raad püüdsid olla venelastele meelejäre ja tegid neile võõrust, pidasid sissetungijatega pidu, andsid neile juua, tantsisid tantse. Oh ma vaene Tartu liin. Ja hirmus oli see häda Haleonsest kirjutada. Ta meenutab kahte isandat Kroppi ja Moresiini, keda reeturitena siis süüdistati ja kes siis Tartus üles poodi, aga neid ohvreid oli meelgi. Ja Hans hoiatab luuletuse lõpus, et armas Reeval, Tallinn, Pärnu riik, võtke minust õppust ka. Kust Käsu Hans oma laulu võttis, ega me ju täpselt ei tea. Aga selline kaebavate linnade žanr on olnud Euroopas juba vana ja varauuse ajal laialt levinud. Kesk-Euroopas just kurtsid linnad hirmsa türklase üle. Türann, türklane, kes tuli ja hävitas, aga neid laule tekste kirjutati ladina ja saksa keeles. Nii et Hansu kaebelaul läheb tegelikult siis omamoodi ka sellesse samasse žanri või diskursusesse. Aga kindlasti oli ta lugenud siis juudi ajaloolase Josephus Flaviuse Jeruusalemma linna ärahävitamise lugu, mis oli tema enda käsiraamatus. Ja selle olid siis ka tõlkinud siis Andreas ja Adrian Virginius. Ja ta oli lugenud Karl XI Matuse laulusid, millest me ka kohe räägime. Ja selles Jeruusalemma linna juudisõja jutustuses on väga sarnane dateering nagu Käsu Hansu luuletuses katessa 100 peale 30 ajast aiga ja seal on öeldud Jeruusalemma linna kohta kõige kuulsam ning ülempliin Hommingumaa sisen, mis kõlab nagu ma oli väga kuulus liin üle kõige Liivimaa.
Ja see on see raamat, mida siis Köster kasutas käsiraamatuna. Ja siin me näeme Karl 11. matuse laulu Rosenplanteri ärakirjas. Ja neid on siis olnud 4 laulu, mida siis trükiti ja saadeti kirikutesse, et surnud kuningat, heategijat mälestada. Ja neid lauldi kirikus ette. Võite ette kujutada, mismoodi Käsu-Ants siis köstrina ja eeslauljana selle laulu üles võttis ja koguduse ees laulis. Ja need laulud on samuti ajalaulud. Need räägivad meie vormis. Kes need kirjutas, me ei tea. August Annist on oletanud, et äkki isegi Käsu-Ants, aga vaevalt küll. Pigem võib-olla Adrian Virginius, aga see on ainult oletus. Ja siit me võime lugeda tänusõnu Jumala sõna seletuse eest, et vastne testament on trükitud ja rahvale antud. Ja siis kästud ütelise viia kõik need latsekooli sisse. Üldine koolikohustus on kehtestatud selle kuninga ajal. Ja siin laulus tõdetakse, es olnud enne teda me rahval tarkust ütekit. Ja see oli see kuningas, kes on siin maalil surivoodil. Ja tema pilt on ka siis nendel kuldmüntidel aastast 1686. Sellise kuldtukati said kuninga käest pihku ju ka Ignatziak ja Pakri Hansüüri. Ja ma olen võrrelnud seda kõige parema reklaamikampaaniaga, mida üleüldse on võimalik teha nii väikese raha eest. Et meie siin tänasel päeval veel meenutame ja kiidame seda. Et nii see oli. Mina tänan tähelepanu eest. Et ma olen te juba nihelete ja ootate, et me jõuame nagu päris asja juurde. Aga enne seda on meil teie jaoks veel üks väike üllatus. Enne kui me kuuleme Käsu-Hansu laulu, me kuuleme ühte neist Karl 11. matuse lauludest, mis ei ole kõlanud arvatavasti aastast 1697. Aga nüüd ja täna siin me kuuleme seda ja meile esineb Meerika Hainsoo. Aitäh! Nüüd mureta kõik meie maa, meivaga Rootsi kuningat, Karolust 11, sest tema tegi õigust meil ning saad meid kikke õigil teil. Jääd perräst kohut 10 ning kullel ja nullel rahva perre aie ära üle kohut. Ent armo tema jälle toovut. Ehka küll mõni ütleb veel, kel om jo kohalt rumal meel, mes hääd om ta meil tenny, et meie teda leiname ning teda taga ikkeme, kes om ta armo nänny. Ent tõttest, mo mõttest om see tõisi, mes ma löysi tema armu.
Kaarel 11. Läts meist nüüd ära igäves, üte õnsa surma läbi. Kes nüüd küll tahab ütelda ning teeme armo salata, sel olgu kohalt häbi. Ent tulle ning kulle seda hirmu ning karmu teeme käest, et ta hois meid omas väes. Es oled enno Jumalal meil sõtta mitte teeme all, ent on meid rahun hoidnu. Käänd sõda väkke ära jäll, kumb või küll tulla meie pääl, me olem rahu löödnu. Minna sinna, kiitkem teda ning ka seda mesta tennu, sest meie olem armonännu. See kuningas on mõtelnu, kui tema on mõtelnu, et pidi meile saama Jumala sõna seletus ning tema õige tunnistus, kumb saab meil õnne tooma. Pand kooli siia ning käsk viia ütelise, kiknelatse kooli sisse. Es ole enne teda mit, me rahval tarkust ütegid, ent teeno Jumalale, kes seda ikkes ennetes, et nüüd võib egädalomees häädopust rumalale anda, kanda, et ta ikkes mitte tikkes ei saa jääma, enge enam targas saama. Ehk mõne seda keeliva ja tema vasta panniva ning vaiva keelda ära. Es hooli tema siiski mit, ent kirjotikes päälekit, üts kiiri tõise perre, et nätti ning tetti mesta käsknu, on meid pääsnu ära vaivast, vai meile saata rõõmu taivast. Seepärast on see meie süüd, et meie teda tänam nüüd ning ikkes meelen kannam. Seda armo mees on jätnud än, seegi on nüüd seal ülevän.
austamist oppijale. Meie vaga kuningale. Ja muuhulgas, et oleks meeleolukam, te saate ka kaasa laulda. See on täiesti kaasa lauldav. Minu arust üldse see on selline, peale selle, et seda tegelikult ongi lauldud. Hipp Kõivupuu ju 1904. aastal Harglas. Küll teise viisiga, kui me täna seda laulame, tänane viis ei ole ei rahvatraditioonis otseselt ega ka originaalviis, et peate aru saama lihtsalt, et Hargla motiividel, aga sulaselgelt on seda laulu lauldud peale Hargla ja teadaolevat Vastseliina ja veel mõne mälestuse, nii et ühte rida saate peaaegu kogu aeg kaasa laulda, see oleks väga vahva kuulda siit. Oh ma vaene Tartu linn, mes sündi nüüd siin minuga. Peretü ma ole siin, kes võimu pääle kaed. Ta mu patjo mulle tegi seda, et mul juhtu nii suur häda. Seda pea nüüd tundma siin, oh ma vaene Tartu linn, seda pea nüüd tundma siin, oh ma vaene Tartu linn. Mes mul oli enne vaja, kui mul käsi hästi käis. Torre koa, torre maja, suure aida vilja täis. Kalli kooli keriku ilusast kõik ehiti. Olli minu sisen siin, oh ma vaene Tartu linn. Olli minu sisen siin, oh ma vaene Tartu linn. Ma olli väga kuulus linn, üle kõige Liivimaa. Kõik nii kalli asja siin minu sisen olliva. Akadeemis säeti, suure kohtu mõisteti. Enne minu sisen siin, oh ma vaene Tartu linn. Enne minu sisen siin, oh ma vaene Tartu linn. Viljakaup mul oli hää, rohke oli minu mõõt. Võisid orrest elada, ega mist ei pato tüüd. Rohkest tema sisse sai, kasin astma välja tõi. Napist müüdi õluviin, oh ma vaene Tartu linn. Napist müüdi õluviin. Vaene Tartu linn, kui laadapäivä olliva, siis neid siin küll peeti. Ma rahvas kokku tulliva, kaupa sisse veeti. Et torre oli kävä tääl mu egäl mehel turu pääl. Ent kossom siin nüüd enam siin, oh ma vaene Tartu linn. Kossom siin nüüd enam siin, oh ma vaene Tartu linn. Merelaives oli müüd,
Mual nätte eal täles olima, sest midagit küll raha tuudi lavva pääs võima mitte kaivata, küll raha tuudi laivata. Otse kodo sisse siin, oh ma vaene Tartoliin. Otse kodo sisse siin, oh ma vaene Tartoliin. Nii korges opnu professori tudendi akadeemi pääl, kui ka ausa assestri ja kõik nii kohtu käijätäl nii mitu mõnda ausas, mis nii seiva ikkes raha iist kohalt väga kallis siin, oh ma vaene Tartoliin. Kohalt väga kallis siin, oh ma vaene Tartoliin, oh ma vaene Tartoliin. Ma kaiba oma kaalestust, armotama olli siines tunne oma õnnetust. Kambri neile kallist müüsi võtti niida, kui ma tunsi raha neide käes siin, oh ma vaene Tartoliin. Raha neide käes siin, oh ma vaene Tartoliin. Muumilde näed sa tuule nüüd, sest ma kaiba väga täl ning tunnist üles minu süüd. Ülihallest heene pääl, et nii kalk ma neile olli. Siiperest venelane tulli, riis mu käest kõik ära siin, oh ma vaene Tartoliin. Riis mu käest kõik ära siin, oh ma vaene Tartoliin. Kohalt kõrgis lätsi ma viimati siin eläden, elli ilma peljuta. Torrest suurest vallatenes mõtle mina johtsi pääl, et pidi sündme mulle sääl ütski häda vaim ning piin, oh ma vaene Tartoliin. Ütski häda vaim ning piin, oh ma vaene Tartoliin. Hirmsast palud venelän, mõne ajastak mu maad, siis ma naari ütelden. Näeds nüüd oma palga saad, las palada ma pakla sääl. Küll linnoliina noidas tääl, et nii ta sündi mulle siin. Oh ma vaene Tartoliin, et nii ta sündi mulle siin. Oh ma vaene Tartoliin. Papir üks väekantsli pääl, et häda sa mul tulema, ent panni seda naarust hääles nakka johvam poolema. Papirük mind tõttes jäi, häda minu kätte sai. Häda sündi minul siin, oh ma vaene Tartoliin. Häda sündi minul siin, oh ma vaene Tartoliin. Kui mu alla tulli tän kuuri väke vainlane, ülihirmus venelän, olli väga vihane. Mitu pommi sisse heit, nii ta muuda väärda väit.
hirmus häda oli siin, oh ma vaene Tartu olin, hirmus häda oli siin, oh ma vaene Tartu olin, tulitõrm mul lasti sisse, tüki mürrin pommi hääl, unerahva ütelise põrut lõi kõik maha tääl. Rahvas paesi toomi pääles lõvve armu enne sääl. Näetsi oli hirmus piin, oh ma vaene Tartu olin. Näetsi oli hirmus piin, oh ma vaene Tartu olin. Kui jokuud kaits vasta panti, vägi tappen mustas jäi, siis liin tälle ära anti, nii ta minu kätte sai. Rootsi väesis paljas riis ning neid Narva ala viis, et Halle oli nätte siin, oh ma vaene Tartu olin. Halle oli nätte siin, oh ma vaene Tartu olin. Liinarahvas jäi siia osast kodanikuraat. Nemä neide miltest ja mis vaiva neile peres saad. Tegi neile võõrust hääl, kuts kõik saksa tantso pääl. Kanti juva mõdo viin, oh ma vaene Tartu olin. Kanti juva mõdo viin, oh ma vaene Tartu olin. Kui nüüd rahvas seda nägi, mõttel nii ta mõni miis, millest ta neil seda tegi, ent ta seda tiis. Et nii sai nätta seal, kes tuli torrest tantso pääl, et ta panti tähel siin, oh ma vaene Tartu olin. Et ta panti tähel siin, oh ma vaene Tartu olin. Kuuri vene verepeni, kui ta saksu varra nägi, pantsis liina värjä kinni, palju liiga rahval tei. Käsu tema välja and, vahi rahva perre pand. Vangin pidi rahva siin, oh ma vaene Tartu olin. Vangin pidi rahva siin, oh ma vaene Tartu olin. Palud kõrvet rahvast vaest, kui üks türän kunagi, es armatse joost miistes naist. Knuudiga neid lahoti, et küll anti tälle raha, siiski nülgta neide naha, ära neide säles siin, oh ma vaene Tartu olin. Ära neide säles siin, oh ma vaene Tartu olin. Hirmus häda oli nätte Halle homsest kirjota, meesterahval võtsin ette, võit neid perän kiusada. Mõnda süüta neile and, Tartu raadi lülli pand, isand kropp ja moore siin, oh ma vaene Tartu olin. Isand kropp ja moore siin, oh ma vaene Tartu olin. Kui ta seda kuulda sai, et Rootsi pallav pääle paist,
siis ta Venemaale vei kõik Silina rahvast väest. Esända ning emända ülihalles tikkiva Venemaale minnen siin. ma vaene Tartoliin Venemaale minnen siin. ma vaene Tartoliin. Näide hää kõik liina jäi, mes neil vaesil oli viil. Kõik tema kätte sai, siiga rahul olles tääl. Väe tema välja saad, riisma ära meie maad. Läbi ai kõik laane siin, ma vaene Tartoliin. Läbi ai kõik laane siin, ma vaene Tartoliin. Kui kõik maa jo paljas sai ning rahvast ära riis, siis ta Henel kirja sai, kumb ta siis ära viis. Paluti siis Liinamaa, lagedas kõik tuulega, Pillimino ümbre siin, ma vaene Tartoliin. Pillimino ümbre siin, ma vaene Tartoliin. Sii on hirmus alle asi, es ma mõtle johtsi pääl, et sii Vene verepeeni hätama mu pidi tääl. Küll kangemina olli, siiski müüri ning kavalli, kõik on ümbre heidet siin, ma vaene Tartoliin, kõik on ümbre heidet siin, ma vaene Tartoliin. Mino illus toore nägo, minu kalli keriku, minu kallis karv ning tego kuua mino pööningu. Kõik on maha saadanu, otse ära mädäny, nii ta sai sama nüüd siin, ma vaene Tartoliin, nii ta sai sama nüüd siin, ma vaene Tartoliin. Mu kraavi oma täydetty neist müürist, vallist, rundlist täys, nii sinna sisse heidetty seal nüüd äkki küll viilgi näys. Püssärohi pillas tääl, uulitsi ning kraavi pääl, et hirmus on kõik nätta siin, ma vaene Tartoliin. Hirmus on kõik nätta siin, ma vaene Tartoliin. Sa ausa rahva sugugi mu otsa näivä tääl, pange kirja mino lugu ega oma keele pääl. Mes mul vene viha tenny, kuis ma hukka hoole länny, ning kuis olli enne siin, ma vaene Tartoliin. Ning kuis olli enne siin, ma vaene Tartoliin. Kirjotage ajalugu, kun mul ots on tulnud hääl, et sii perän tulev sugu võisses lukke kirja pääl. Aastal 1700 pääle katsa sündiseda, otse Margret päiväl siin, ma vaene Tartoliin.
otse Margret päeval siin, oh ma vaene Tartu linn. Kes mu otsa kaeb pääl, pangu seda tähele, jätko kurjust maha tääl, võtku oppust heenele. Käängo ümbre patust enda, et ei saa ka mitte ninda, otse hukka, kui ma siin, oh ma vaene Tartu linn, otse hukka, kui ma siin, oh ma vaene Tartu linn. Armas Tallinna Pärnu riik, võtke minust oppust ka, ärge võtke messom liig kõigi nende asjuga. Jätke maha kõrgistust, armastage alandust, et ei saaste hukka siin, kui ma vaene Tartu linn. Et ei saaste hukka siin, kui ma vaene Tartu linn. On teid Jumal hoidnu viil, olgu siis teie huul, ustav olgu teie miil. Oma kuninga siis pulge oma noore veregan, nüüd te istam sõdimaan, et ei saaste hukka siin, kui ma vaene Tartu linn. Et ei saaste hukka siin, kui ma vaene Tartu linn. Olessi on minul viil, kui on teil mu velle nüüd, kiitas Jumalat mu miil ning ei tissi enam süüdent, nüüd on müüda Armo Aiksi perest jääma otse vaik. Kivihuunik ole siin, oh ma vaene Tartu linn. Kivihuunik ole siin, oh ma vaene Tartu linn.